Iisraelis ja 2019 kevadel läksin ma Indiasse, et õppida uut joogavormi enda jaoks, aerojoogat. Kui ma sealt tagasi tulin, siis Jannel oli väga hea meel ja ta võttis sellest võimalusest kinni ja soovis siia stuudiosse ka neid kiikusid, lakke, nagu me lõpuks selle nime panime, kiigujooga, on lastele vähe suupärasem. Eelmisest septembrist me siin alustasime nende esimeste kiikudega. Alustasime kohe 4 lastegrupiga, 11 kiiku on siin esimeses saalis. Väga suurepärane tiim on meil. Kui mina alustasin üksi, et kõiki kiikujoogaid õpetasin mina, siis nüüd olen mina, Aura, Triinu, Annabel, kes teevad suurepäraselt, pakuvad lastele seda võimalust, et meil on 3 uut lisagruppi. Alustajate gruppi, siis ma julgen väita, et meil on kuskil 100 kandis juba neid lapsi. Kiikuda. Lastele muidugi meeldib kiikuda, aga lisaks sellele kiikumise efektile saaksime ronida, oma jõudu arendada, tasakaalu arendada, painduvust arendada ja igast vahvaid uusi trikke õppida. See on sama oluline ka täiskasvanutele, et hoida seda lapselikkust enda sees. Ja see tagurpidi olemise võimalus, mida see kiik pakub, on hästi oluline. Kes pea peal seisu, käte peal seisu ei tee, siis linaga saab seda teha. Ilma, et sa peaksid oskama pea peal seista, et see on suurepärane vahend ennast arendamaks.
märkida ka, et meil on sellest aastast poistegrupp, mis tundus mulle visioonina nagu väga kindla peale minek, sest et on näha, et on poisse, kes huvituksid, aga just nad kaovad sinna tüdrukute summa sisse ära. Ja oli tähtis, et oleks selline eeskuju, mehine eeskuju seal nende õpetaja näol ka, nagu Eerik võttis vedu, et seda gruppi juhtida, siis see grupp sai õige kiiresti täis. Jah, ilmselt sellepärast see mind võluski, miks ma üldse seda läksin Indiasse õppima, et midagi uut ja huvitavat, midagi lisaks enda kehale veel, millega eksperimenteerida ja katsetada ja läbi selle ennast arendada. Kuidagi lihtsalt tundsin, et see võiks olla midagi, mis sobib ja sobib päris paljudele, lisaks minule ka. Ja on väga õnnelik, et Janne selle nii-öelda õnge haares.